kui sa hakkasid räppima, kuidas sa selle enda nii-öelda selle plussi üles leidsid või noh, nagu sa ütlesid, et praegu tänapäeval on hoopis muu stiil, et sa võid hästi aeglaselt räppida ja mis iganes, et sa ütled lauses 3 sõna ja see on juba siuke bänger, läheb, on ju. Lit. Ja. Aga vanasti sa pidid, on ju, noh, vähemalt tundub niimoodi, et mingisugune Wu-Tangi aegadel sa pidid ikkagi nagu su sõnades need pidid hästi kõlama, hea flow pidi olema, mõte pidi ka veel sees olema, enne kui see oli litt, on ju. Et kuidas sa nagu selle enda stiili nii-öelda üles leidsid? See areneb välja kuidagi viisi, selles suhtes, et nagu järjest rohkem nagu ma proovisin erinevaid nii-öelda, nagu ma olen juba mitu korda siin öelnud, süsteemi kasutada, et kuidas läheneda mingi loo kirjutamisele ja seda flow'd sättida ja nii edasi. Üks asi lihtsalt ei töötanud, ma liiksin edasi, see oli igav, võtsin teise asja, see oli igav ja niimoodi ja siis lõpuks kuidagi järjest nagu täiustasid seda, kuni nagu lõpuks sa saad enamalt sellele pihta, et nagu nüüdseks, ütleme tänaseks päevaks, ma olen nagu päris kauge sellest võib-olla, mis ma alustasin, heas mõttes ma loodan, ja see ongi selles suhtes selline, proovid üht, see ei tööta ja lähed edasi ja alustad ja lõpetad hoopis teises kohas. Et see on veider nagu võib-olla välja mõelda seda, et kuidas see juhtus, nagu ma räägin, et noh, ma ei tea, see on lihtsalt võib-olla minu enda areng, võib-olla kõik minu elus mingisugused teatud võib-olla kogemused on aidanud kaasa selleni, et kes ma praegu olen, kuidas ma asju tajun, kuidas ma maailma näen, kuidas teised inimesed mind mõjutavad või vastupidi enam üldse ei mõjuta. Ja selle tõttu ka ma arvan, et minu väljendusviis ja minuga info hankimise viis on muutunud. Seega nagu ütleme, see süsteem on muutunud, see on nagu täiustunud, see on nagu vaikselt hakanud paika loksuma ja siis see nagu kuidagi matchib nagu minu enda sisemaailmaga kuidagi, siis see hakkabki hästi kergeks muutuma, see ei ole enam nagu raske. Varem võis mul minna nagu mitu päeva aega, et nagu teha lugu, nüüd ma olen viimased paar lugu teinud mingi paari tunniga ennem nagu stuudiosessiooni valmis lihtsalt, et mul oli vaja, inimesed tahtsid, et ma teeksin, ma istusin maha, tegin valmis. Viimased 3-4 lugu on kõik niimoodi olnud, et lihtsalt nagu tund aega, 2 tundi ennem nagu stuudiot, mul lihtsalt oli kogu aeg see mingi pressure, et oi, teeme ära, siis ma olin, et ma teen ära küll, aga nagu las ta olla veel, vaata. Kuni selle hetkeni, et see päev oli käes, ma mõtlesin, kuna mul ei ole aega enam, ja siis lihtsalt olidki niimoodi, et paned muusika käima ja tiksud selle, siis mõtledki, okei, pall, mis läheb siia. Aga mulle meeldib see pressure, nagu see on lahe. Selles mõttes, et ja ma kujutan ette, et seda on nagu sul hästi raske ise kirjeldada, kuidas mul nagu siuke stiil kujunes ja lihtsalt nagu kuidagi loomulikult tuleb, on ju, proovid üht, proovid teist, aga nagu filosoofiline nagu räppi siuke vahe ongi see, et või no, vähemalt mulle tundub see, et on ju, kui sa kirjutad, reaalselt paned paberile sõnu, on ju, et siis on ju nagu vahe, et kas sa paned näiteks 4 sõna või sa proovid selle sama reaga, näiteks sinna panna 8 sõna, et siis sa nagu räpid need kiiremini, et siis üks vahe on see, et kas sa tahad nii-öelda, ma ei tea, floatada, et see kõlab hästi kokku, on ju, või siis su eesmärk ongi rohkem öelda nagu lühikese aja jooksul, on ju. Ja, good point. Mõlemad tegelikult. Minu nagu see point üleüldiselt ongi see, et miks ma olen mõnikord valinud kiiremad sektsioonid, nagu, mida ma lugudesse panen, on selle tõttu, et ma tahangi rohkem öelda. Ja kuna nagu sul on biidi näol on ikkagi nagu taktid ette antud, siis sa pead sinna takti mahutama nii palju silpa kui võimalik, kui sa tahad anda nagu palju infot, aga tõeline kunst on tegelikult põhimõtteliselt hoog maha tõmmata ja öelda väga vähesega hästi palju. Seega nüüd ma põhimõtteliselt üritan öelda hästi palju silpe vahepeal, aga samas ma tahan ikkagi, et see oleks võimalikult nagu vähesega, isegi need silbid oleks suure informatsiooniga, if it makes sense. Põhimõtteliselt nagu, kui ma varem nagu lihtsalt puristasin mingisugused teatud sõnad sisse ära, siis nagu nüüd ma olen nagu proovinud ka nende vähe, nagu ütleme selle rohkete silpide arvu sisse, panna veel rohkem infot, aga nagu see lause ehitus on jäänud nagu ikkagi kuidagi viisi lihtsaks. Ja selle tõttu siis sa suudad nii-öelda võib-olla natukene aeglasema mõttega inimesele ka jõuda pärani, et ta nagu päriselt saaks selle aru. Kui varem oligi lihtsalt siuke mingi siukene suvaline asi on ja siis nüüd ma selle kõik sinna vahele proovin veel nagu teatud õiged sõnad valida, olenevalt ka muusikast, olenevalt biidist, olenevalt sellest, et kuhu suunda see lugu läheb. Aga loomise algul mina teen tavaliselt niimoodi, mina alustan lugusid lihtsalt niimoodi, et üldiselt mul on enamalt mingid mõtted või endad mingisugused ideed peas, mingid emotsioonid, mis käivad muga kaasas, võib-olla mingid välja ütlemata asjad, võib-olla mingi info, mis on alles kuskilt
saadud, on ju, võib-olla mingi ühiskondlik mingi asi, mis on kuidagi pinda hakanud käima, ühesõnaga mingid triggerid, mis mind nagu kuidagi hoiavad seda infot kogumas pidevalt. Ja kui ma olen nagu nii-öelda selle info kollektimisega valmis, siis üldiselt saabuvad minuni igast erinevad muusikapalad, mingid biidid asjad, et kuna muusikud ma ise nagu ei tee, biite ma võtan Eesti kuttidelt kõik, kes Eestis nagu vähemalgi määral on nagu mingit head asja teinud, siis ma võtan neilt midagi. Ja kui ma selle biidi saan ja see, ütleme, see biidi esimene emotsioon, ütleme, mida ma sealt saan, kui see sobib nagu minu, ütleme siis selle kollektitud infopagasiga, siis ma nagu, see on nagu, kuna see on abstraktne, siis mul ei ole nagu otseselt seal nagu päris kõike valmis, siis ma hakkan lihtsalt ümisema. Põhimõtteliselt ma ümisen lihtsalt mumble'in nagu suvalise nagu selle biidi peale, ma valin sinna 1 või 2 või 3 flow'd, mis sinna kõige paremini sobib. Ja siis ma hakkan nagu neid sammu, neid üminaid nii-öelda täitma siis päris lausetega, päris sõnade ja päris silpidega. Ja alles siis tekib nii-öelda see sõnaline sudoku, mille tõttu ma suudan siis nii-öelda leida siis selle infojada, mida ma tahan siis tegelikult sinna loosse panna. Ja see on Eesti Esu.